Möödas on sellest 5 aastat, kui Škoda tõi välja oma suure esimese linnamaasturi nimeks sellel Kodiaq ja möödas on isegi nii palju aega, et ootakse uut mudeli põlvkonda, kuid Kodiaq on müünud lihtsalt ennast nii hästi, 600 000 inimest on endale selle Kodiaqi siis ostnud, soetanud, mis on ju suurem tulemas kui mõne terve automudeli tervel eksistentsil ja tõesti on neid uuendusi tehtud vägagi marginaalselt, et mitte ühtegi klienti vähemaks ei jääks. Naislukkude proovisid alustab taas ja tõesti neid uuendusi tunneb ära vaid kõige suurem Kodiaqi fänn, nii palju ma oskan öelda, et seal ees on olemas nüüd uued Matrix, siis LED-tuled, pamprid on uued, natukene mehisem näeb see välja, taga on olemas siis uued LED-tuled, taga kõik valgusallikad põhinevad nüüd LED-tehnoloogial, tal on 7-kohaline versioon olemas ja viimases reas on küll lastel mõnus istuda, kuid mitte suurtel inimestel, kuid kui kõik istmed on üleval, mahub talle 270 liitrit pagasruumi, kui viimane rida on all, siis 640 liitrit ja teises reas on selle eest vägagi mõnus istuda, seal on olemas eraldi kliimapaneel, istmesoojendused, USB-pistik ja USB-pisketikud ning veel sellele kõigele lisaks ka tavaline selline kodupistik, kus sa saad oma arvutit näiteks laadida, mis on vägagi hästi, muidugi nende kõikide asjadest tuleb mõistagi juurde maksta lisa, kuid ikkagi tore, et sellised valikud ja võimalused on olemas. Kõik juhiabisüsteemid nagu sõidurajast püsimisabi, liiklusmärkide tuvastus ja siis kohandub kiirushoidik ja igasugused adaptiivsed ja värgid on olemas, aga nende eest tuleb ka mõistagi Škoda puhul juurde maksta. Kuid tõesti on ta vägagi ruumikas ja tagareas on ka väga palju pearuumi või isegi ka selle tõttu, et on olemas panoraamkatus, on seal ikkagi ruumi ohtrasti. See interiööris on ka uuendusi vähe ja võib-olla kui sa oled tõelik Kodiaqi fänn, oskad sa siin kohe 10 uut asja öelda, kui mina oskan öelda, et siin on igatahes uus 8-tolline multimeediasüsteem või kui sul raha rohkem on, saad sa 9,2-tollise Android Auto ja Apple CarPlay ühendusvõimalused olemas, sõiduabisüsteemi, sõidu siis Resimit, Sport ja Normal ja Öko muidugi olemas ja samuti olemas Virtual Cockpit, kuhu saab kuvada ka navikaarti, uus on ka rool, see on teekujuline ja sportlikum ja kliimapaneel ja kõik sisu näeb muidugi väga hea välja, seal on väga kvaliteetsed materjalid ja meenutab sellist Volkswagen Tauregi sellist sisu natukene ja see pole küll veel vägagi ajale jalgu jäänud ja mootori veel on tal olemas 1,5 liitrine bensiinimootor DSI 110 kilovatti ehk 150 hobujõudu, 7,5 liitrit 100-le siis on sellel kulu ja pakutakse teda siis 7-käigulise automaatkastiga ja nüüd sa ootad muidugi, et ma ütleksin, et tal on selline moodne asi olemas nagu pistikhübriid, ei ole olemas, vähemasti hübriidajam ei ole olemas ning tal ei ole isegi kerghübriidajamit, vaid on selline asi nagu diiselmootor, 2-liitrine 140 kilovatti ehk 190 hobujõudu, kuid selle eest viib seda autot vägagi hästi edasi. See kulutab 8 liitrit 100-le, seda pakutakse ka nelikjoona, tema hind algab küll 25 000 eurost, kuid väga lihtsalt on erinevate heade mugavate lisavarustuste asjadega võimalik hinda viia üle 40 000 eurost, vaevalt, et sa üheski heast asjast saad loobuda. Škoda Kodiaq on küll uuenenud omajagu ja tegelikult on tal olemas veel üks võimsam 147 kilovatine siis diiselmootor, mis on üle 200 hobujõu, kuid paraku on siis ikkagi tema uuendused sellised marginaalsed ja kui sa oled siis varasema Kodiaqi omanik, siis vaevalt, et sa paljust oled milleski ilma jäänud. Meie kohtume juba nädala pärast.